Tervist, armas kuulajas ja vaatajaskond. Nagu näeme, on Jõgevamaa kultuurimaja taas sigimist-sagimist täis, sest algamas on tuuletund. Tuuletund on siis segu tähetunnist ja tuulelastest. Tähetund olemas siis 7. kuni 12. klassi koolinoorte vaheline teatrivõistlus ja tuuletund selle samaväärne põhikooli vastand. Tähetund ja tuuletund on olnud päris pikaajalise traditsioon meil siin, üle 15 aasta. Kõik sai alguse tähetunnist, mis on pühendatud Betty Alverile. Siia tulid kokku väga paljud noorte näitetrupid, aga kuna inimesi tuli nii palju kokku, siis tehti noortematele vanuserühmadele omaenda üritus tuulelapsed. Ja tõesti, rahvast on tulnud meil siit igalt poolt, nii idast kui läänest ning üle on ujutud ka suurest ja väikesest väinast, sest rahvast on ka Saaremaalt. Nii, nagu on vaja igale heale koolinoorele, on neil vaja kuskil ka magada. Magamiskoht on meil siis Piiri tänaval olevas koolimajas ja vahepeal ikka kipub kõht tühjaks minema, eks ole, Elise? Siis on meil võimalus süüa Jõgeva põhikoolis. Kuid õhtu ei lõppe ka enne üllatuskülalist. Ning loomulikult, kui üllatuskülaline on läbi, jätkub ka seesama programm homseni. Meil on kavas üle 20 etenduse, üle 20 trupi. Iga etendus kestab pea 15 minutit. Seega tuleb 2 vägagi tegusat päeva, mille kõik me siin ilusasti saame ära vaadata ja kajastada. Loomulikult ongi sellel aastal just see eriline, et meil on ka 3 kaamerat otse laivist. Seega me vabandame, kui juhtub igasuguseid viperusi ja loodame, et saate meiega natukene naerda. Aga sellest juba lähemalt, kui me oleme tagasi. Aitäh teile! On pühasid valdkondi, mida ei tohi puudutada või nad lakkavad pühad olemast. Nad lakkavad allikad olemast. Ka iseennast ei tohi puudutada kalkuleeriva mõttega arvestavalt. See on veel tähtsam. See tapab enam. Milline oli Betty Alver? Seda ei oskagi öelda. Teame vaid, et milline ta ei olnud. Ei olnud näpits prillidega, nii et klaasid on raamideta, aga näpits on kuld. Ei tunne luuleõpetuse solfeetšot. Ei taitsi kuristikkudel. 2 korda 2 ei ole alati 4. Ja armastas lilli, nagu kõik naised. Üksikutel on see vägivõim. Nagu üksikutel näitlejatel on vägi ja võim sõna sellisel kujul elavaks teha. Üksikutel on anne teha tajutavaks, mis on tõeliselt suurluule, mida tähendab luuletaja missioon ja mida tähendab Betty Alveri. Just tema ise on öelnud kord. Tähtsad mõtted riisuvad rahu. Segased sumbuvad mõnusse. Tähtsaima taga ei mahu kunagi sõnusse. Poetidega juhtub seda vahel, kui on tähetund. Niimoodi kirjutas suurest luuletajast kord Voldemar Anso. Head sõbrad, meid on nuheldud ja õnnistatud tähetunniga. Tuulelastega. Tuuletunniga. Härrad, tüdrukud ja poisid. Novembrikuus oli Betty Alveri 115. sünnipäev. Olgu need 2 kuupäeva mõtteline kingitus meie kodulinna poetessile ja kõikidele Eesti luuletajatele. Kuni sünnib loomise ime, oleme elus. Meil on suur rõõm öelda tere lugupeetud akadeemiale. Leelo Tungal. Kristina Oome.
Viljar Pohhoomov. Margus Mikomägi. Valdur Mikita. Ja Priit Põdra. Mõnikord pead sa väga vaikselt rääkima, et ära tunda, kes sind päriselt kuulab. Seepärast tundub meile ilus ja õige alustada päeva just nõndamoodi. Palun lausuge minu järel. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Siis mu kuulmine on ergem. Siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Tasa kuulata on kergem. On kergem. Inimrõõmu, hinge härmi. Inimrõõmu, hinge härmi. Tunnen, taban läbi tuule. Tunnen, taban läbi tuule. Ainult surnud sõnalärmi. Ainult surnud sõnalärmi. Kuuldeski, mu kõrv ei kuule. Kuuldeski, mu kõrv ei kuule. Sõna saab valla abivallavanem Viktor Sviatošev. Tere, head luulesõbrad! On sündmusi, mis liidavad ühte ja mis hingestavad selles osalejaid. Täna ja siin on selliseks sündmuseks Petti Alverile pühendatud luulepäevad Tuuletund, mille sõnum on nii luulesõpru kutsuv, et kohale tullakse lähemalt ja kaugemalt. Selles suured tänud korraldustoimkonnale. Soovin kõigile osalejatele toredaid elamusi luulepäevadel, žüriile teravat silma ning erksat kõrva, tabamaks esitajate ka kõige peenemaid nüansse. Puhugu siis 2 päeva luulepäevadel Tuuletund kõigile osalejatele mahedalt luuletuuled ja esinemisel avanegu loominguline pool täies ilus ja mõjus. Toredad 2 päeva veetmas tegevad. Anna poliitikule sõna ei taha ära minna. Ma tahan tänada kindlasti valla poole pealt Lillekimbu ja Vai Pagusaga, Lianne Saage-Vahurit ja žüriile on ka siin magusat, et ikka see vaim vergas püsiks ja on ka siis helkurid, et kõik teid ka pimedas ära tunneksid. Head luulepäevast osavõtjad ja Lianne. Siia tulles alati tekib hea tunne, et Jõgevale kunagi sattunud Lianne. Ühest raudteekülas, kus raudtee ääres elas üks luuletaja, kes võib-olla oleks vahest ka unustuste hõlma sattunud, kui poleks teada. Peti on kirjutanud häid luuletusi ja mina, kes vahest viisijuppe kirjutan, otsin tihti häid luuletusi, millele viise teha, siis ega see ei ole kerge. On hästi palju häid luuletajaid. Aga tänapäeva luuletused on ikka nii, et kuskil on rütmi, kuskil ei ole rütmi, kuskil on head sõna, kuskil on head mõtted, kuskil on head kiiksu. Ja neid mõnusaid hetki luuleraamatu juures istud ja vaatad, kas sealt ka mõni helilooming tuleb, siis tuleb alati meelde, et Jõgeval on oma tähetund, oma tuuletund.
aga on omal Lianne. Ja ma arvan, et Jõgeva on väga õnnelik selle üle, et siin tahetakse ja tehakse. Ja Liannel on vedanud, et kui mina saan alati ütelda, et mul on vedanud, et mul on kodus armastav abikaasa ja 3 tütart ehk 4 naise pidaja, siis Lianne juures on kindlasti öelda, et Liannel on vedanud ja tal on Toomas. Ja ma usun, et see tandem on just see tandem, kes veab kaasa kogu meeskonda ja lapsi, et sellised üritused Jõgeval aastast aastasse toimuvad, mis on toonud Jõgeva väga palju kuulsust ja tähesära. Et palju õnne ja edu teile ja ilusaid 2 päeva siin. Ja et Lianne ei unustaks, et ta vahest ka koju peab minema, siis ma mõtlesin, et ma võtan ühest puidust kella. Et siis sa paned oma kabinetti, siis sa näed, et nüüd on aeg ka Toomas juurde minna. Ilusat luulepäevi teile! Ürituse annab ka Eesti Harrastusteatrite Liit. Liit tervitab teid kõiki ja sellel erilisel ja väga kummalisel ajal, milles me täna elame, on iga päris ja tõeline kohtumine väga suur väärtus. Ja ma arvan, et kõik, kes täna lähevad lavale, olete väga vaprad ja väga tublid. Trotsides kõike seda, olete ikkagi oma väikesed luulekavad valmis saanud. Ja loomulikult see on suur kangelastegu ka MTÜ Tähetunnil, Liblikapüüdjal ja Lianne Saage Ahuril, et ikkagi see kõik päriselt sünnib. Aitäh! Iga tänane hetk on väärtuslikum kui homse unistused. Nii kirjutas kord August Kailit. Selle mõttega on hea alustada. Ja me alustame etendustega, mille teemaks on valm maailmakirjanduses ehk lavale astuvad tuulelapsed. Aga enne kui alustame, on etendustega mõned korralduslikud seletused ja nõuanded. Nii, tõepoolest meil on mõned korralduslikud seletused teile ja mõned märkused, et me saaksime siin need ülejäänud 2 päeva kõik koos mõnusalt läbi. Nimelt siis kõigepealt mainin ära, et olete saanud endale kõik kätte bukletid. Palun teie tähelepanu. Nendes buklettides see ajakava ei pruugi klappida sellega, mis tegelikult toimuma hakkab. Ehk siis kõige uuem ajakava on olemas kogu aeg meie kultuurikeskuse ustel ja seintel ning samamoodi siis MTÜ Tähetunni kodulehel tahetund.eu. Palun jälgige seda. Sest see tähendab seda, et me tõstame seal võib-olla mõnikord ka etendusi ümber ja et oleksite lihtsalt teadlikud. Omalt poolt üritame teha selles mõttes ikkagi kõik, et te oleksite pidevalt piisavalt informeeritud nendest muutustest. Siis järgnevalt on akadeemia, kes soovib anda teile siis pärast etendusi ka tagasisidet. Nüüd teie tähelepanu taaskord. Tagasiside andmine toimub peale plokkide lõpetamist. Ehk siis käib esimene plokk käib ära, ehk siis ütleme seal on 2-3 etendust ja siis peale seda on kohe tagasiside. Tagasiside toimub meil siin samas kõrval galeriis. Järgnevalt. Peti Alveri muuseum ootab endale külalisi, et kui teil tekib mingisugune vaba hetk, siis just täna ja homme on teil võimalik sinna Peti Alveri muuseumisse minna. Ja muuseum on nii täna kui ka homme tasuta. Ja nagu Ugala teatris öeldi, telefonid on keelatud, maskid on lubatud. Nii et selles mõttes hoiame üksteist ja austame üksteist. Ja teeme see järgnenud 2 päeva siis midagi tõeliselt ilusat. Ja juhin teie tähelepanu ka sellele, et etenduste ajal palume saalis siis nii sisse kui väljakäimist vältida. Aitäh! Nii,
Niisiis, ma olen kinni püüdnud siin teadustaja Joosepi ja Karoliina. Rääkige, kas te olete varem üldse teadvustanud midagi sellist? Ja, mina olen põgusalt teadvustanud, et paar korda, aga mitte väga palju. Olen küll tegelenud. Seega te olete siis tuttavad sellega, nii et kas te olete üldse närvis enne seda? Jah, me oleme väga tuttavad sellega ja tundsime mugavalt. Natuke oli närv sees, et ammu pole midagi sellist teinud ja tõepoolest natuke oli närv sees, aga see närv läks ära nüüd. Imeline, aga rääkige siis natukene sellest, et mis siis saab, kui midagi viltu läheb, et mis siis saab, kui te vale nime hõigute välja, et? Siis me lihtsalt naeratame ja jätame mulje, nagu see pidigi nii olema ja ütleme õigesti. Aga kui te annate näiteks vale auhinna kellegile? Oi, siis on natuke jama ja peame muudatusi tegema. Et kutsute nad lavale tagasi ja siis öelge vabandust, et viperused olid? Et ühesõnaga, kui kellegile antakse vale auhind, ma arvan, et ma hakkaks nutma kõva häälega siin ees ja jookseks ära koju. Selge. Vägagi humoorikas selles suhtes, aga loodame, et siis sellist asja ei juhtu. Aga Karoliina, sa ütlesid meile seal teadvustuse alguses väga ilusa mõtte, et on valdkondi, mida ei tohiks puudutada. Et mõtesta nüüd see natukene kuulajale lahti. Ja, et sa ütles, et on pühasid valdkondi, mida ei tohiks puudutada. Ja ma arvan, et see kuidagi räägib sellest, et mõni asi on nagu hästi püha ja nagu ilus ja siiras ja me ei tohi neid väga rikkuda, muidu see nagu rikub nende mõiste ära. Jaa. Aga kas on teie jaoks mõndasid pühasid valdkondi, et mida? Eks kindlasti mõni on ja praegu nagu ei tule väga ette. Ei ole. Selge, aga siis näiteks seda, et teil oli ka teine mõte, et rääkida tasa kellegiga, et ta sind paremini kuulaks, et kas te ise kasutate seda või see on ainult mõni luulerida? Ma arvan, et see on väga hea tehnika õpetajatele kasutamiseks, et tähelepanu võita ja alati, kui keegi räägib vaiksemalt ja salapärasemalt, siis on huvitavam teda kuulata. Jaa, et tegelikult on siiski tegemist luulereaga, et tegelikult päriselus ikka nii asjad ei käi. Selge. Aga nüüd räägime natukene teie meelealust, et te näete, et siin on sigimist-sagimist, et kas te olete nüüd natukene maha rahunenud, kui esimene ots on lahti tehtud? No, kuna siin on just nimelt nii palju sigimist ja sagimist ja kogu aeg võivad muudatused tulla, siis ma arvan, et närv püsib üsna kogu aeg stabiilselt. Ei, tegelikult on närv juba veits maha jahtunud, et tõepoolest, et enam ei tohiks sassi minna, mitte mul oleks juba sassi läinud. Ahah, selge, aga oli teiega väga meeldiv intervjuud teha ja aitäh teile! Mõnikord hakkan otsima kadunud asju. Leian tassi, raamatu, sussi ja võtmekimbu. Ometi tunnen, et midagi tähtsat on veel puudu. Otsin sahtlist ja laualt, toast ja õuest, metsast ja põllult. Otsin raamatust ja filmist, laiast maailmast ja raamitud pildist seinal. Tuhnin mälus ja mõtetes, pööran pahupidi taskud ja hinge. Püüan leida ennast maailmas ja maailma endas, killukest ja päris oma. Püüan leida ennast sinus ja sind endas, meie ühisosa, minu päris osa. Leian päikest ja torme, armu ja valu, õnne ja õnnetust, kohtumisi ja lahkumisi. Leian algusi ja lõppe. Otsin, et leida. Leian, et kaotada ja taas leida. Kaotada pole justkui midagi, kuigi leitud on nii palju ja alati on midagi kadunud. Head tuulelapsed, suur, soe ja lumevalge aitäh kõigile, kes te oma armsaid, naljakaid, vaimukaid ja ilusaid mõtteid meiega jagasite. Päris kindlasti on see heitlikuks muutunud maailma ümber jällegi pisut parem paik. Daamid ja härrad, tüdrukud ja poisid, palume meie ette kõige vapramad, ilusamad ja parimad inimesed meie seas, meie õpetajad.
Soles. Külli Täht. Natalia Neidla. Ave Anslan. Ja Lianne Saage-Vahur. Armas Akadeemia, sõna on teil. Armsad noored andekad inimesed, armsad kangelased, meie siin omavahel žüriis või nõukojas, ükskõik kuidas öelda, teiste rääkisime, ega te luksuma ei hakanud vahel. Ei, lüksid ka märjad siis. Ei, aga me rääkisime ainult head. Öeldakse, vanarahvas ütleb, et kui keegi kuskil luksub või lüksid on märjad, keegi räägib sind taga. Aga me rääkisime tõesti ainult head. Sellepärast, et see on väike ime, mis siin Jõgeval sündis nüüd. Tegelikult olen ma õige mituteist korda tegelikult käinud siin nii Tuulelaste kui ka Tähetunni festivali nõukojas ja alati on siit minnes niisugune soe tunne, alati on mõni uus geenius välja ilmunud või mõni hea mõte tekkinud, aga seekord oli ju niisugune raske aeg, et ega me ju isegi ka mõtlesime, kas me saame siia tulla. See on nagu mingil määral nagu sõjaseisukord, see pandeemia valvab ja segab meid igal pool. Ma arvan, et meid kodus, koolis ja meid kõiki segab. Aga te õppisite suurepäraselt ära need luuletused, te kandsite need suurepäraselt ette ja nagu me kuulsime, nii mõnigi pidi viimase tunni või 2 tunni jooksul hoopis mõnda teist partiid mängima või osa lugema, mille esitaja oli kahjuks viimasel hetkel haigestunud. No ma arvan, et see haigus, pandeemia peab nüüd hakkama järele andma, sest see tõesti, mida me siin nägime, see oli väga-väga suurepärane. No võib-olla 10-15 aasta pärast me kohtume teiega, kui te olete teatrilaval ja meist enam välja ei tee. Seda ei saa, te peate sellel Anna Kareninat või Puškinit või ma ei tea, keda mängima seal. Aga praegu me saame teile niisuguse väikese tunnustuse üle anda nende metsikute loomade näol. Ja meil on au anda üle järgmised preemiad. Annan sõna edasi Kristiinale. Isegi mitte mulle. Nii et hoidke neid auhindu ja näidake oma lapselastele, mis ma võitsin suure pandeemia ajas. Kõike head! Suur aitäh kõigile, me alustame kõigepealt näitleja preemiatest ja täiesti juhuslikus valikus on esimesena kirjutatud siia väga austatud näitlejapreemia Kersti Kadai. Hugo Sebastian Reh.
Järgmine näitleja preemia Erik Kruša. Näitleja preemia Mari-Leen Saar. Näitleja preemia Kaspar Viirpalu. Eripreemia koreograafia eest Ave Anslan. Ja et küll küllane liiga ei teeks, eripreemia põneva lavalise liikumise eest lavastusele Siniste patsidega tüdruk. Kihvt, kui on vaikus saanud. Eripreemia Valmi klassikalise esituse eest lavastusele Sigalas, moosekandid, naised ja saladus. Eripreemia suurepärase ansambli mängu eest lavastusele Hiir maailmarändur. Eripreemia huvitavate visuaalsete ja heliliste lahenduste eest lavastusele Muutumised. Eripreemia koostöö mõtte väärtustamise eest lavastusele Koostöös peitub jõud. Väga austatud laureaat. Muutumised, eksperiment. Laureaat Sigalas, moosekandid, naised, saladus. Laureaat Pirtsakas Näitsik. Kallid tuulelapsed, soovime, et kui te kunagi saate päris suureks, oleks teil silmis samasugune lapselik päiksekiir. Peas needsamad puhtad, ilusad ja helged mõtted. Sest suur inimene, kes on ära kaotanud, unustanud endas lapse. Temast saab lihtsalt üks lõpmata kurb inimene. Lennake tuulelapsed!
Proua Tungal, kas te arvate, et luule peakski olema laval või seda peaks lugema mõned paberilehed või raamatust? Ma arvan nii üht kui teist, aga ausalt öeldes enne seda, kui ma neid Jõgeva Tähetunni ja Tuulelaste festivale hakkasin külastama, enne seda ma ikkagi arvasin rohkem, et tuulet tuleb ikkagi omaette lugeda. Aga mõlemad on võimalikud variandid. Kusjuures praeguse aja kohta ma ütleksin, et see luuleteatrite variant, et see on väga, väga hea asi, sellepärast, et no me ju kõik teame, et aina vähem loetakse üldse ja aina vähem võib-olla lihtsalt kogemata kombel või kuidagi viitsimatusest aina vähem loetakse ka luulet. Ja luule taandub varsti niisugusele salmikuluule tasandile, et ainult ütleme mingites sünnipäeva salme või ka ärasaatmise kurbi ridu kasutatakse, aga tegelikult see annab inimesele väga palju juurde, kas või toitu oma hingele vahel, mida me kõik ju vajame. Ja kui mina olin keskkooli laps, selles vanuses nagu praegu siin, siis meil oli kirjandusring ja üldse oli kirjandusringe hästi palju tollal. Peaaegu igas koolis, suuremas koolis, ka põhikoolides. Ja me ikka lugesime ja kirjutasime ja muud. Aga nüüd ma vaatan, et kooli luuleteatrid täidavad selle osa isegi paremini ära. Sellepärast, et esiteks noored saavad kokku tulla, nad saavad lugeda koos, nad saavad heade õpetajate puhul ise valida, mida lugeda ja see on ikkagi tegelikult on kõik inimese enda hingele vaja. Pealt näha küll, et me näitame ja tore on see, et me saame auhindu anda ja kui võimalik, siis hästi palju. Aga tegelikult on põhiline see, et inimesel endal oleks maailmas aina huvitavam ja tundlikum see elu. Nii et mul on hea meel, et nüüd on kaks teemat. Üks on valmid väiksematele ja gümnaasiumiealistele siis Viivi Luige ja minu lapsepõlve sõbratari luuletused, nii et Viivilt ütlen ma ka tervitusi edasi, ka ise ei saanud tulla. Ja need festivalid on väga hästi korraldatud, nii et ma ei ütle ainult sellepärast, et kiita ja et ma siin Jõgeval olen, aga ma olen seda alati igal pool öelnud, et suurepärane asi. Nii, aga kuidas te arvate, te tunneksite ennast, kui mõnda teie luuletust just laval tehakse või te olete juba näinud seda? Olen, oli üks festival, aga see oli kas 5 või 6 aastat tagasi ja üks neist oli niivõrd hea ettekanne, et ma ütlesin, et ma tahaks seda näha kunagi kirjanike majas, kui aega on. Ja see on mitme tahuga asi. Sellepärast, et kui näiteks on lõpusad modilaste luuletused, neid peab kuidagi teisiti tõesti tegema, aga gümnaasiumiealistele, need on juba noored omaette mõtlevad inimesed, nendel on nagu teistmoodi see käsitlus ja võib ka juhtuda nii, et sind ei ole mõistetud, aga üldiselt enamjagu neist olid ikka sellised, et mul oli hea kuulata. Selge, aga kas teile meeldib pigem vaadata tragöödiad või siis komöödiad või teil on üldse see, et vahet ei ole peaasi, et see puudutab teie hinge? Nii see on, jah, tõepoolest. Kahjuks viimasel ajal on aina vähem häid komöödiaid. Miskõpust mulle paistab, et minu noorpõlves ja lapsepõlves oli neid komöödiaid, Prantsuse, Itaalia ja muid hästi palju. Aga küllap nad ehk tulevad ka, ma päris niisuguseid, tortnäkku komöödiaid, neist ma eriti ei jooli, ei ole väga naljakas. Aga kui on hea tõsine tragöödia, siis miks ka mitte. Ja mõlemad on, kui on. Aga kas te ise käite teatris ja kui tihti üldse? No ikka käin, nüüd ma käisin, viimane etendus oli, ei olnud Dostojevski, viimane oli Röövlitütar Ronja, millel ma laulutekstit tegin, see oli siis Noorsoja Nukuteatris, teie Jõgeva kandi
poiss mängib ka seal, see on see Karl Sakris, jah, nii et Aga üldse ma mõtlen seda, et kas teie meelest on nähes praegust olukorda Eesti kultuuri, üldse kirjandus just paremas seisus või hakkab see kahjuks alla minema? No niisugused pesad, ma ütleksin, et see on niisugune kultuuripesa, see festival. Need annavad julgust. Aga kui ma loen aeg-ajalt, ütleme, ajakirjandust, meediat, ma ei mõtle nüüd Loomingut või Akadeemiat või Vikerkaart, aga üleüldine inimsuse tase on üsna kesine, ma ei tea, millest see on, nii et ei ole parim aeg. Tülisid pahandusi, üksteise mitte mõistmist ja ärapanemist on väga palju. Ja ideaalne oleks, kui keegi suudaks seda heasse komöödiasse valada. Aga viimane küsimus teile, et kas on mingi teema, mida luuletusse üldse ei saa panna või siis kas te olete leidnud mõne eestikeelse sõna, mis üldse ei riimu mitte millegiga? Ei, ma arvan, et kui natukene otsida, siis riimub iga sõna ja lõpuks võib kirjutada ka vabavärsse. Omal ajal, kui ma olin tudeng, siis oli üks niisugune kõnetehnika õppejõud, kelle nimi oli Paul Maantee. Ta oli hästi pisike, Eesti kõige lühem maantee ja tema esitas aeg-ajalt noortele selliseid sõnu, mida tema meelest oli kõige raskem riimida ja minule andis ta sõna see vulkaani nimi Popocatépetl Mehhikos. Ja ma ikka mõtlesin tükk aega ja siis ma sain leiutasin sellise riimi nagu kokku katel vett, nii et sellega ta jäi rahule. Ma arvan, et hea tahtmise juures saab kõike riimida. Nii, me oleme siis kinni püüdnud Kunda juhendaja. Nagu me nägime, oli teie kostüümi valik väga huvitav. Kuidas te tulite selle peale, et üldse sellise kostüüme võtta? No me oleme alati leidnud igale etendusele ka kostüümi, sellepärast, et kostüüm nagu maitsestab etendust ja tegelikult ta ka lastele endile, õpilastele ju annab nagu hoo sisse. Nad hakkavad ju tunnetama ennast selle sees ja siis hakkab see kostüüm möllama. Aga kui te ise jälgite enda etendusi saalist, mis tunne teil juhendajana tekib, et kas te hoiate pöialt või juhul, kui läheb midagi valesti, mis te siis teete? No siis ikka, nagu öeldakse, ohkan ja ehmatan ja tõmban hinge ja siis olen täiesti keeletu ja meeletu ja nii nagu need asjad ikka käivad. Et mul ei ole kunagi olnud niimoodi, et ma elan juba mitu nädalat ette igasugust asju, et see ei läinud või too ei läinud ja kuna meil on selline väikene lava ja siin on hoopis suur lava, siis see vahe hakkab mängima ja siis hakkab nii seest värisema, et vähe ei ole. Aga kas te saaksite mõnele vaatajale või kuulajale lahti mõtestada etenduse läbi teie silmade? No minu meelest Valmid on ju õpetliku sisuga lühijutt. Seal on nii filosoofiat, seal on tarkust ja seal on ka huumorit sees. Ja läbi selle prisma tegelikult muuseas need Valmid lapsed ise valisid, sest nendele meeldis see teema ja see hakkas ka sellega, et tänapäeva kontekstis nad lähevad kuidagi väga ühte. Kõik need näod, kõik need tegelased, kõik on kõigega, et ole sa 100 või 200, mitte midagi ei loe selles mõttes. Aga kas teile endale meeldivad pigem vaadata komöödiaid või siis tragöödiaid või teil vahet ei ole? Ikka on vahe, tähendab, alati mulle meeldib head komöödiat vaadata, sest tegelikult meil seda tragöödiat ja tee või triikraud lahti, sealt tuleb ka tragöödiat, aga et üks hea lõuades naer, seda on nii meeletult vähe ja mulle nii väga meeldib see, aga kui ma tunnen, et laps
tahab ja teeb seda tragöödiat või seda sisemist mina. Miks mitte? Me oleme seda ka teinud. Aga kas juhendada on keerulisem tragöödiat või siis komöödiat, sellepärast et teadupärast on naerda panna inimesi palju keerulisem? Kindlasti on, huumor on alati raske. Seda on öelnud kõik näitlejad, kõik lavastajad, kõik on sellest rääkinud, et seda on alati tunduvalt raskem teha, sest kahjuks me ei naera ammu enam millegi üle ega kellegi üle ja kõige rohkem iseenda üle. Kui inimene õpib iseenda üle naerma, siis hakkab naer ka mujalt tulema. Tragöödiad on muidugi kergem, no nutame ja halame ja toome selle valu välja. Muidugi on kergem. Aga kas on teile mõni film, seriaal või lausa teatritükk meelde jäänud, mis on nii meeletult naljakas komöödia, et te soovite seda praegu jagada kuulajatega? Las ma nüüd, filme jah, ma olen ühte koma teist ikka ma olen kahjuks nüüd väga vähe teatris käinud, sest koroona nagu eriti ei võimalda. Alles nüüd ma Argot vaatasin, kui ta tegi seda ühesõnaga monotükki ja ka läbi selle oma oleku, seal oli nii naermist, ta naeris ise ja ka rahvas läks taga kaasa, nii et mulle see Argo monotükk väga meeldis. Aga mida ma nüüd kõige viimases hetkel vaatasin, oli Rakvere teatris tantsulavastus. Te kujutate ette inimesed, kes pole elades tantsinud. Rene Nõmmik muuseas on meie kooli poiss, kes Fine Five'is on juhendaja ja nii edasi. See pani selle Rakvere teatrit tantsima. Ma lihtsalt ahmisin terve etenduse õhku ja üle Lindfeld, issand jumal. See on nagu noor tütarlaps, nagu noor sänd. See oli võrratu, mis ikka täiesti üks näitleja suudab endast anda. Võrratu. Aga viimane küsimus ongi selline, et mis teeb ühest näitlejast hea näitleja? Kõigepealt ta peab ise tahtma seda. See väike olevus peab tahtma näidelda ja sealt hakkab tal seest see kõik tulema. Sealt hakkavad need silmakesed särama, sealt hakkab kõik asjad tulema ja eriliselt alati ma tunnen head meelt, kui on selline tagasihoidlik laps. Ja teate, kui see ärkab, oi jumal, mis sealt hakkab tulema. See on võrratu selles mõttes. Me oleme siis kinni püüdnud siit Kersti, kes on liblikapüüdjate nooremas vanuseklassis ning tema võitis meil näitleja eripreemia. Räägi Kersti, kas see oli sul esimene kord? Oli küll. Ja mis tunded sind valdasid, kui sa läksid sinna? Väga tore oli ja väga emotsionaalne ka. Et ma nägin lausa, et sul tuli pisarad silmad, kas... No ikkagi viimane aasta siin näideldes koos oma väga kalli näitetrupiga ja siis hakkas väga kurb. See on täiesti arusaadav, aga räägi, miks üldse viimane aasta, et... No olen otsustanud siis ära kolida ja seda on küll väga raske teha tõesti. Aga kaua sa üldse liblikapüüdjates käinud oled, et kas läheb juba... 7 aastat olen käinud. Ma mäletan esimeses klassis, kui mu klassijuhataja Tiiu Õunap no ma ei ütleks, et sundis, aga väga tahtis, et me kõik läheksime näitlema ja see on olnud selline väga tähtis asi minu jaoks ja ma olen siis seda 7 aastat juba teinud. Aga räägi, miks sa arvad, et sa just kohtunikele välja paistsid, et kas sul oli palju seal teksti või kas sa arvad, et see oli sinu liikumine, silmavaade? No teksti oli mul muidugi palju ja seda oli väga raske ka pähe õppida, aga ma andsin endast parima ja ma arvan, et kui sa annadki endast parima, siis sa jäädki väga välja. Kas sa kavatse näitlemisega edasi tegeleda peale seda, kui sa kolid? Ma arvan, et küll. Ma tahaks väga näitlemisega edasi tegeleda. Üldse, kas sa lähed kuskile näitlemist edasi õppima või mis su karjäärivalikud on või sa üldse ei tea veel? See on täiesti arusaadav, sa oled nõnda noor veel. Ma veel ei tea, aga ma
arvan, et ma lähen kuskile seda õppima veel. Kas gümnaasiumis, kas sa ootad juba seda hetke, et sa saaksid gümnaasiumi truppidega, kuhu iganes sa kolid, sealt edasi minna, et kas sa arvad, et see tuleb palju teistsugusem kui põhikooli oma? Jaa, ma arvan küll ja ma ootan ka seda väga. Aga üldse, räägime tekstide päheõppimisest, et kas sul on mingid meetodid, kuidas sa teksti pähe õpid või sul jääb proovi käigus või? Proovi käigus ma arvan, et me saame väga palju pahandada, kui meil tekst ei ole peas ja siis üks hetk see lihtsalt niimoodi tuleb ja see on väga mugav viis, kuidas see pähe jääd. Laval, kas üldse sa näed inimesi enda ümber, juhul kui sul tuleb näiteks vanemad vaatama, kas sa saad neile silma vaadata või siis žüriile või... Ei, kui mina lähen lavale, siis ma mõtlen, et ma olen täiesti üksi. Muidugi mul on inimesed ümber, aga ma mõtlengi, et me oleme kõik üks suur perekond laval ja mitte kedagi ei ole meie ümber. Natukene improviseerimisest. Kas sul on iial olnud olukordi, kus keegi teine on unustanud ära teksti või sul endal on läinud ära meeles tekst? Kas sa oled pidanud laval improviseerima? Ei, laval kindlasti ei ole pidanud õnneks, aga proovis on seda juhtunud. Üldse improviseerimisest, kas sa oled selle fänn või sulle meeldib pigem see, et on antud ette tekst või? Mina arvan, et tekstiga mul läheb paremini, aga improviseerimine on väga põnev ja selline lustlik. Ja viimane küsimus, kas sa oled enda võiduloomale, väikesele Ilvesele, juba tegelikult nime pannud? Ei ole, ma tahan Lianne käest küsida, mis ma ta nimeks peaksin panema. Kas me teame juba, kas tegemist on poisi või tüdrukuga? Ei tea. Jääme ootama. Oleme teiega peatselt tagasi. Hallo, kas Petti Alver kuuleb? Jaa. Hallo, kas te kuulete mind? Jätsin ähmiga nupule vajutamata. Juhtub. Neid on ikka, kes ei vajuta nupule. Kas tulete minu juurde või tulen teile vastu? Ilm on ilus. Teie otsustada. Ma võin ka välja tulla, kui te mulle vastu tulete mööda Taara puiesteed. Kuidas elu läheb? Elu on alati ilusam, kui ära jõuab kannatada. Mulle pole palju vaja. Piisab vihmapiisast aknal, et tunda mere lähedust. Kui Petti Alverilt küsisin, mis on luule, vastas ta oma vaikselt teadjal häälel. Mina ei tea. Ei tea vastust meiegi. Ei tea keegi. Võib ju olla, et luule ei suudagi maailma parandada. Kindel on aga see, et luule, mis üritab maailma parandada, heidab sooja, puhta valguse oma loojale ja meile. Armsad sõbrad, meil on ära ütlemata hea meel teid taas näha juba 30. tähetunnil. Head tähetunnilised, külalised, sõbrad. Enne veel, kui alustame teie suurepäraste etenduste nautimist, on meil mõned austavad ülesanded. Kõigepealt lubage tutvustada selle aastast akadeemiat, kes on kutsutud ja seatud väga heatahtlikult teid vaatama ning kuulama. Väga tore nipp oli helistada Petti Alverile. Mina võiks natuke nalja teha ja helistada Viivi Luigele, aga mul on tõesti mobiilista telefon sees, aga ma arvan, et ta pärast annaks mulle kere peale. Sellepärast, et me leppisime kokku, Viivi kahjuks ei saanud tulla ja leppisime kokku, et ma ütlen edasi tema tervitused ja kui ma nüüd teda ehmatan kuskilt une pealt äkki, et tervita ise, siis tuleks sellest suur pahandus, sest tema tahab, et iga sõna oleks ja iga häälik oleks õige koha peal ja võib-olla ma telefon ei annaks seda nii hästi edasi ja nii ruttu ei orienteeruks. Aga igatahes palus ta öelda, et ta on ääretult liigutatud, et just tema luule valiti tähetunni teemaks, sest tegelikult tõepoolest Viivi alustas ju üsna vara, nii isegi varem kui teie iga,
kuskil 6.-7. klassis Kalmetu koolis hakkas ta luuletusi kirjutama ja päris mitmed nendest on jäänudki nagu tema tunnuslugudeks, nagu näiteks see, mis lõpeb nii ja seda suve ei tule enam seda suve, või siis see, et mis oleks, kui läheksin praegu siit ära läbi suviste vihmade päikeses ära. Need samad niisugused võib-olla elavamad ja võib-olla natukene rõõmsamadki luuletused kui viimase aja looming või 10 aasta tagune looming võib-olla ongi nagu just nagu nooruslikumad. Aga mida Viivi palus öelda, seda, et tema meelest on see, mida te teete, väga suur asi. Luule lugemine on imeline asi, mida tõepoolest mõni inimene elu lõpuni ei õpi ära või ei saa sellest ka mingisugust hingetoitu. Aga samal ajal on nõnda, et tegelikult tänapäeval, kus kõigil on arvutid ja internetid ja muud, et neid, kes ennast nimetavad kirjanikeks, neid tuleb hästi palju juurde. Et mõnelgi on üks ainus 2 lugejat ja see on kuidagi tore peas, et inimesel on väljund. Aga see, et praegusel ajal tundlik luule lugeja on palju tähtsam ja palju vajalikum ja palju õigem inimene kui see, kes kirjutab alla keskpärase luulet. Võt see oli nüüd Viivi lause, just see sama tundlik luule lugeja. Ja seda te olete. Tegelikult tõepoolest, ega luule ei ole ainult luuletaja poeedi looming. Luule on ka lugeja looming. Sest kui lugejal puudub see keel, mida puudutada, siis on tema jaoks luuletus üks sõnade jada. Võiks olla ilusaid palju ja roosat ja kuldset ja mida kõike. Aga selleks, et luulest midagi saada, selleks peab igaühel olema sellel tundlikul lugejal tõepoolest see keel, mida luule puudutab. Ja need kavad ma viin muidugi Viivile kaasa, siis ta näeb, kui toredad need asjad kõik olid. Ja igatahes soovin teile kõigile seda helisevat keelt, mis heliseks kaasa tänasel päeval Viivi Luige luulele. Ilusat tähetundi. Püüdnud siia Väike Karla grupi ja nemad tegid siis meile päeva esimese etenduse. Rääkige nüüd natukene. Me nägime, et teil oli hästi palju sellist akrobaatilist liikumist, et kas te kartsite, et iial kukute, kaotate tasakaalu või siis äkki sina kartsid, et sa pillad kellegi? Ei, sellist asja ei olnud kunagi, isegi proovides. Meil on lihtsalt 5 aastaga on tehtud selline usaldus meie vahel, ma ütleks nii, et ei olnud sellist kartust küll, võib-olla Gretel, ma ei tea. Mina tahtsin öelda, et sinul ei olnud jah, minul oli küll alguses, nagu sa esimest korda, kui nagu juhendaja rääkis sellest, mis hakkame tegema, siis sa mõtlesid, et see ei ole võimalik ja siis sa tegid ja siis see oli. Aga te kõlkusite seal ühel jalal, et kas teil kadus iialgi tasakaal ära proovides? Ei, väga kogu aeg, See ikka. Ei ole. Õhtuti pidi hambaid pesema niimoodi kindlasti. Jaa, pesid hambaid. Seda tegi väga tihti tõesti, jah. Aga rääkige nüüd natukene sellest, et teil kindlasti alguses oli mingi lugu seal rääkida või kogu teie etendus oli lugu, et kas see oli mingi luuletuse ainetel või teil ei olnud ju ühtegi teksti seal? Jah, tegelikult oligi, et nagu liikumisse oli pandud siis luule, et kuidagi kehaga väljendad seda, mis on nagu tegelikult tekst, et see meil pealkiri oli Metamorfoos. Metamorfoos, jah. See on luuletus, Viivi Luige luuletus. Et kui seda lugeda, siis ma arvan, et võib-olla lähevad niidid nagu paremini kokku kui ainult vaatamisest. Okei, aga kas sa soovisid rääkida? Et inimesed, kes ei ole lugenud seda luuletust, kas te saaksite natukene lahti mõtestada seda?
eks füüsilise teatriga on see, et igaüks võtab endale kaasa selle loo, mida tema näeb ja see on hästi võluv minu arust selle juures. Aga metamorfoos tähendab ise taassündi. Ma arvan, et kui sa mõtled sellele ja vaatad meie lavastust, siis natukene saad ise jälle mõelda seal, panna niiti kokku. Jah, kõik see, mis ta ütles, selles mõttes. Aga ses suhtes teile endile, et kuidas nagu, teil oli kindlasti mingi lugu, ma nägin, et seal oli poisi ja tüdruku ilmselt vaheline suhe, et rääkige natukene seda lahti, et mis seal toimus siis? No tegelikult, mina enda mõttes ikka näen seda, et on siis mingisugune kindel, mitte režiim, süsteem ja siis keegi nagu avastab, et see ei ole päris see temale ja ta hakkab nagu murdma lahti ja ta pigem proovib mõjutada ka teisi sellega. Aga võt, kes läheb kaasa, kes ei lähe, siis jah. Mina siis nägin nii-öelda kassist välja või pika peale siis. Üritasin vähemalt, aga eks ma kindlasti see oli raske või nii selle öelda, siis mul olid ka 2 sellist, kes olid väga ranged ja kes siis mind tagasi tõid pidevalt, et siis see, jah. Jah, tegelikult ju see nagu minu arust peegeldab tänapäeva. Jah, see on... Minu arust. Jaa, võib öelda küll. Aga teie etenduses polnud ühtegi sõnakest, et kas te arvate, et sellest kastist välja mõtlemine on hea idee või te kardate, et see žüriile ei lähe peale? See on alati hea idee. Liikumine on väga oluline teatriosa, ma ütleks, ja see on... Ma arvan, et ei ole mingi probleem teha ilma sõnata teatrit, see on veel ilusam minu arust, sest tihtipeale sõna võib ära rikkuda, aga tegelikult... Jah, seda kindlasti. Ja me ei teinud žürii jaoks seda, see oli meile. See väga liikumine tervendab. Mina tunnen ennast juba palju paremini, kui me oleme teinud seda kõik see protsess. Me kõik sündisime uuesti taas metamorfoos. Just, seda võib ka nii võtta. Jah, just. Aga üldse rääkige sellest, et millistel lavadel te olete käinud ja kas see oli üldse teie esimene kord seda etendust teha? No me oleme ikka koduteatris ka teinud, et nagu läbimänge, mitte nüüd otseselt suure publiku ees, aga lihtsalt, et jah, et mängime läbi, on ikkagi kõik korralikult, nagu ikka, et oleks nagu päris. Aga jah, see oli nagu esietendus selles mõttes. Ja ka me püüame vist seda ka pärast hiljem kodus Rakveres veel etendada, aga võib-olla, ei tea seda koroonaga ka, et see teatris on ka väga ranged piirangud ja meil kõigil tegelikult. Et selles mõttes oli ta kordades kurvem, sest festivali on üks viimaseid meile 2 vähemalt. Meie lõpetame ära ja siis selle tõttu, nii pikk aeg on koos käidud, et see on lihtsalt väga kurb. Aga kas siis täna õhtul arvate, et pisarad tulevad ka? Juba tulid. Et enne etendus kindlasti juba tulid ja ma arvan, et tuleb veel, jah. Tuleb veel, jah. Me teame, mitte ei arva seda. See ongi, et meie trupp ei ole vahepeal väga palju muutunud, meil ei ole väga palju inimesi juurde tulnud, me oleme 4 päriselt üles kasvanud, siis see on hästi eriline side. Et ma arvan, et see on emotsionaalne natuke. Aga teid on kõigest 4, et kas on pigem lihtsam teha väikese grupiga või te sooviksite, et teil oleks veel inimesi? Pigem lihtsam või vähemalt meie oleme ju niimoodi harjunud tegema, aga ma arvan, et kindlasti tegelikult on see lihtsam, sest sa ju juhendajana ka sa hoomad vähem inimesi, sa saad nagu rohkem tähelepanu pöörata ühele inimesele. Personaalne on kõik. Et meie juhendaja saab kõigiga eraldi tegeleda ja me saame üksteisega olla nagu nii vahetud kogu aeg. Aga üldse sellest, et kuhu te edasi lähete? Kas teil on plaan kõigil minna teatrit õppima või teil on teised plaanid? Alustame siis siitpoolt osast. No meie Katrega siin vist seda teed ei vali, kuigi minule ääretult meeldib see teatrielu, aga näitlejana ma ennast tulevikus ei näe. Midagi muud, aga teater kui selline on nagu ääretult meeldib. Jumaldan seda. Aga teatrikooli vist edasi ei lähe. Ma ei tea kuhu. Aga ma usun, et teater on mind ja Karmenit nii palju mõjutanud ja kuidagi sinna kultuuri poole ja see on hästi suur osa meie elus, kindlasti jääb selleks. No ikka üritame sinna teatri poole pürgida, ma arvan, meie jah. Aga seda ei tea, kuidas see läheb, elu näitab, ma arvan. Aga ega alla me ei anna, ma arvan. Aga natukene enne lavale minekust, et kas teil on mingid rituaale, mida te teete? Ma tean, et osad hoiavad käes kinni, osad mingi loevad luuletust. Ikka meil on.
me hingame. Hingamine väga oluline, selles mõttes, et sooja teeme väga ja Jaunel, meie juhendajal on väga palju nippe, kuidas erinevalt enda keha äratada ja energiat anda kohe särtsu juurde ja ka see... Ja tihti me võtame selle lavapõranda omaks, et me paneme oma keha pinna vastu põrandat ja võtame energiat sealt ja anname oma usalduse nagu lavale vastu tagasi. Sa nagu jõuad kohale sinna hetke ja sa nagu mõtled ja teadvustad ja oled ja teed ja. Mida te arvate üldse siinsest lavaaurast, et kas kodus on lihtsam teha oma publikule, on kodustele? Publikust ma arvan, et vahet ei ole, aga lavaga on ikka, kui sa oled harjunud ju terve prooviprotsess, sa teed ühe lava peal ja siis sa lähed teisele. See on ikka nagu uus siuke aga ei. Aga viimane küsimus teile, et palju te ise kastist välja mõtlete elus, et see kindlasti oli väga huvitav lahendus, see oli tõesti võimas oli vaadata seda, et... Püüan piisavalt selles mõttes, ega kindlasti need ühiskonna mingid kindlad reeglid ja asjad ei püüan vältida üldiselt, et selles mõttes ma arvan, et erinev on kindlasti väga... Erinev peab olema, aga selles mõttes jah. Eks ikka peab tegema seda, muidu ju on igav. Ma usun, et teater juba on kuidagi meid muutnud selliseks, et me peame kastist välja olema, nii et see on väga hea ja mugav koht tegelikult, kus nagu avastada. No ma arvan, et kui keegi juba sükest asja teeb, nagu meie tegime, siis ega nad nagu harilikud inimesed ei ole. Selles mõttes. Me oleme kinni püünud siis siit Saaremaa ja me vaatame siis eriti Kirke poole. Sina esitasid meile monoloogi ja ma ütlen ausalt, minul läksid päriselt silmad märjaks. Ma ei ütle seda ainult niisama, vaid päriselt. Ja ma nägin ka, et palju sul juhtus proovides seda, et kui sa tulid koju, sa ise nutsid või ma nägin, et sa elasid nii palju karakterisse sisse? Proovides seda väga ei juhtunud, et see oli pigem see suure publiku ees esinemine, mis tõi pisared silma, ma arvan. Aga te olete siis Saaremaalt, et mis on Saaremaal tegelikult erilisemad kui meil Mandri-Eestis? Saaremaal ei ole Uku Pokki ja Matis Prostangit. Või tähendab, Mandril ei ole, Saaremaal on ja mujal pole. Ja, ei, see sobib. Ma nõustun selle vastusega. Aga teie jaoks üldse kogu trupina, kas see aasta on eriline aasta teil? Muidugi on eriline aasta, see on Areverki esimene aasta, me tähistame oma esimest etendust, mida me üldse anname. Sünnipäev, esimene sünnipäev, ei ole esimene, meil on sünnipäev ainult. Et muidugi on eriline, et Areverki esimene pääsuke. Aga te inimestena olete siin varem käinud, et teil on kindlasti mõni mälestus tähetunnist või tulelastest rääkida, et kas tuleb mõni meelde? Eks neid mälestusi ikka on, aga midagi kindlat välja tuua ei oska, et see ongi lihtsalt tore koht alati, kuhu tulla siin talvisel ajal. Aga nii et Jõgevast on saanud natukene nostalgiline koht juba vaikselt. Oo jaa. Aga tagasi sinu monoloogi juurde, et sa oled esitanud ka teisi monolooge siin laval? Ja vist 2 või 3 aastat tagasi oli tõesti. Esitasin monoloogi siin. Mis monoloog see oli? See oli Ave Alavainu luuletusel Leinaliblikas. Ma ise juhtisin nägema seda ja mul läksid taas silmad märjaks. Sa suudad alati mind üllatada, kullake. Aga üldse rääkige elust Saaremaal, et kuidas te siia jõudsite? Kas oli keeruline teekond? Ei, mina olen tegelikult, ma olen Saaremaalt pärit, aga ma olen Tartus hetkel ise, tudeerin, et ma ei tea, kuidas teil see... Matis võib sellest pikemalt rääkida. Võin küll pikemalt rääkida. See oli Kirke esimene pikem sõit autojuhina. Tulime Saaremaalt Jõgevale, väga tore oli, mulle väga meeldis. Ja, ei, ma ei tea rohkem midagi ütelda. See läheb muidu liiga pikaks see jutt, kui ma hakkan kõiki üksikasju lahkama. Samas mõni eredam seik sellest sõidust. Kas te praamiga pidite ka sõitsma ju? Jaa, pidime küll, aga seda ma ei tohi rääkida. Kirke keelas ära. Ja ma ei tohi ka seda rääkida, kuidas ta esimese käiguga auto välja suretas. Jah,
jah, ma ei tohi. Ahah, et kuidas teil see juhiloa eksam läks? Ma lihtsalt küsin. Load mul on olemas, sellepärast pole vaja muretseda. Aga eksam läks hästi ja me jõudsime kõik ilusalt ja tervelt kohale, nii et ma arvan, et tegelikult ma ei ole nii halb juht. Ei ole üldse halb juht, aga lihtsalt esimene kord on ikka esimene kord. Jah. Aga te ütlesite, et teil on esimene sünnipäev nii-öelda sellise grupina, et mis te varem olite ja miks teil siis esimene aasta see on? Jah, enne seda me olime Krevera trupi liikmed kõik, kes on vana kooliteatri hai ja on juba 30 aastat tegutses ja aga kuna nüüd peale koolide reformimist tekkis meil Saaremaale see, Saaremaa gümnaasium tekkis. Ja Krevera lagunes sellega ära ja me mõtlesime, et me jonni, lõppes ära ja siis me mõtlesime, me jonni ei jäta ja tegime oma trupi. Aga kas te igatsete neid vanusid aegu või teil on kolmekesi täitsa lõbus? Nii? Kolmekesi on isegi lõbusam. Eesti mehel ausad lihtsad vastused, aga juhul, kui te peaksite midagi välja tooma, siis mida te igatsete selle juures, enda vana grupi juures? Küsi sealtpoolt ka vahelt. Ma ei tea, ma arvan äkki meil on ka ühtne kambavaim, aga Krever oli ikka suur trupp selles mõttes, meil tavaliselt oli ka teismetes, et äkki selline ühine kuidagi, lihtsalt kogu atmosfäär on veits teistsugune, et kambavaimu. Aga viimane küsimus sulle, Kirke, tegelikult. Kaua sul võttis aega, et see monoloog endale ilusasti selgeks õppida? Millal me alustasime? Me tegelikult alustasime septembris hakkasime toimetama. Sest tegelikult pidi Jõgeva olema novembris vist või? Aga siis lükkus edasi. Ja ega tegelikult ta vist lõpuni polegi selgeks saanud veel, et ilmselt ta on ka ajas muutuv, ütleme nii. Nagu me kõik, aga see oli meeletult armas intervjuu teiega. Aitäh ja ilusa esituse eest! Öösel veel saada täna koju, meil vaevu kulgeb jutt. Ning kui sa käed mul minnes lõdvalt annad, on teesklev laumise jutt. Su silmad on külmad, nii külmad, kui naetab suur. Sind veedavad silmad, et sa oled tuum. Su silmad on külmad, su silmad on külmad. Et naeratab suur. Nüüd tean ma, et viimne kord parketil meid juhib nutker vailsi viib. Must lahkud sa ei kohtu enam iial ja tee meelde jäävalt lahku. Su silmad on külmad, nii külmad, kui naeratab suu. Sind reedavad silmad, et sa oled truum. Su silmad on külmad, su silmad on külmad. Ei jäta, et naeratab suu. Vaiksete õuede õunapood suve läbi noppisid päikesekiiri ja turgutasid oma põngerjaid.
põnnid paisusid, põsed lõid punatama ja ühel hommikul ei tahtnud nad enam rippuda põllepaeltes. Head aega, emad õunapuud, head aega, hüüdsid nad. Meie läheme nüüd laia maailma. Nad kogunesid kastidesse, korvidesse, pugesid moosipurkidesse, sõitsid laste taskutes kooli, aga kõige vallatumad voolasid magusa mahlana veinivaatidesse ja kiitasid seal naeru. Vaiksetel õuedel jäi veelgi vaiksemaks. Ainult tuul otsis võrades ulualust ja ümises head aega ja kured kordasid kajana. Head aega, õunapuud, head aega. Iseendaga kokku saamine on tänapäeval luksus. Egoistlik ja vanamoodne võib olla, aga ütlemata vajalik. Paljud ei õpi seda kunsti ehk iialgi selgeks, sest et ei taha. Ehk on neil siis teistmoodi teed allata. Head inimesed, aitäh teile kõigile ilusate hetkede üheskoos hingamise eest. Ja küllap leidsite hetkega iseendaga kokku saada. Meie ei taha, et meie õpetajad oleksid teenindajad ja meie teenindatavad. Meie omad ei olegi, õnneks. Me tohime olla sõbrad nii klassiruumis kui ka teatriproovis ja niisama maailma asjade üle arutades. Just tänu sellistele õpetajatele saavad meist ehk need inimesed, tänu kellele lõpetab maailm kunagi võib olla selle hullumeelse pöörlemise, et videokliplikust maailmast saab jälle tervikpilt, mille sisse saab minna aga ainult siis, kui mõistad näiteks ka kivide keelt ning keegi teeb sulle selle eest vahel pai. Ainult siis, kui oled pühendatu. Miks õppisin sind tundma, minu armas? Miks vastasid mulle kusele sa? Nüüd pinenud ma poleks meele häämas ja süda poleks alustuid ka. Nüüd pinenud ma poleks meele häämas ja süda poleks valustuid ka. Noort südamekest asjatult sa ootad. Su kullakene sind on ootamas. Miks hoolimatult raiskad kallist aega? Sind igatseb, oh miks ei tule sa? Miks hoolimatult raiskad kallist aega? Sind igatsen, oh miks ei tule sa? Ma ootan ja mu kõige kallim tuuli. Nüüd naeratades seisab ta mu ees. Mu kätt ta võtab ja hellad sulle ja süda rõõmulaulust heliseb. Mu kätt ta võtab ja mind hellad sulle ja süda rõõmulaulust heliseb.
te ikka ja jälle meie juurde tulite. Teile pühenduseks mõned luuleread. Oma algatust ja edu soovis vaguneile vedur. Täname Leelo Tungal. Kordemets. Viljar Pohomov. Margus Mikomägi. Valdur Mikita. Priit Põdra. Ja Märt Treier. Austatud akadeemia, sõna on teil. Te olete nii vaimustavad, et ma lausa tunnen kohustust teile ka üks luuletus ette lugeda. Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suul meid tervitas aegade tagant ja ütles, me olla uus. Ja ütles, me olla veel elus, me päevad olla veel ees. Ja seda õnne kuuldes meil olid silmad vees. Hando Runne. Tajun mingisugust ärevust siin toas. Tavaliselt, kui laused lõppevad, siis pannakse sinna punkt ja me lausa ei mõtle punktile. Kohusetundlik õpilane selle sinna kindlasti paneb ja õpetaja on tänulik, aga see on puhas formaalsus. Kuidas suhtuda sellesse, mis nüüd tuleb, mille üle kui siin ülemisel korrusel on ragistatud mõnda aega? Teate, ma soovitan mõelda ja mõtestada seda täpselt samamoodi punkti panemisena. Ei, see ei ole kõige olulisem asi, mis täna juhtuma hakkab. Et trofee, et läheme koju, näitame ette. Ma usun, et te kõik olete oma koolis seisnud mõne ilusa riiuli ees, kus on ridamisi vahvaid karikaid. Küll on neid antud esimese koha eest, mõni ka 6. eest, mõni on hõbedane, mõni natukene kuldne. Te seisate seal ja ma ei usu, et te seal liiga kaua olete. Eriti, kui need pole teie omad. Aga kas pole tore mõelda, et kui need ka on teie omad, siis tabab ette järgmine mõte, miks siis teised seal ei seisatu? Järelikult te saite ainult teadmise, et see asi seal, õnnetust, on ainult teile oluline. See ei ole tegelikult väärtus. Teate, mis on väärtus? Väärtus on see 2 päeva, mis nüüdseks on läbi. Kui te sellest osa ei saanud, siis kahju küll. Miks ma nii ütlen? Ma näen siin täna suhteliselt palju inimesi sel praegusel hetkel. See ei ole see koht, kus teha ühtegi etteheidet, ma panen teile südamele. Selle ettevõtmise väärtus on see, et te tulete ja vaatate oma eakaaslasi.
Te kuulete, te näete neid. Jah, rongid sõidavad valesti, jah, õpetajal on kiire, jah, jälle on keegi positiivne. Aga see pole üldse oluline. Iga hetk tuleb võtta. Teate, selle ettevõtmise nimel on nii palju pusitud. Maailmas on ainult üks selline ettevõtmine, kus kohtuvad Eesti luule ja see võluv lava. Nende inimeste energia, mis siin taga on eriti sel aastal, eelmisel aastalgi juba näinud nii tohutult palju vaeva selle kõigega, et seda lihtsalt tuleb mõista. Vaat see on selle ettevõtmise puhul absoluutselt üks ja oluline asi. Olge saades. Mis puudutab auhindu, siis kuigivõrd ilus see toimingu ikkagi on. Me teeme pai. Kõige halvem siin maailmas on jõuda olukorda, kus me ihkame paid iseendal, sest maailm ju muidu niikuinii ei anna meile. Hiljuti rääkis mulle üks teleoperaator, et meie laulupeo rongkeik on tabanud väga huvitav probleem. Vanasti oli tohutult palju pealtvaatajaid ja vähe marssijaid, nüüd tahavad kõik marssida. Keegi ei taha enam pealt vaadata. Ja seetõttu on tekkinud ka olukordi laulupeo rongkeikul, kus ei ole pealtvaatajaid. Aga miks mulle seda rääkis operaator ja miks see lugu eriti meelde jäi? Siis kui kaamera läheneb, siis reisijate saanud aeglustuvad märgata. Kaamera möödub toimub känguru tähendust läbi ka autojuht. Siin maailmas on seotud kiiruskaamerat. Nii siis me peame olema väga tundlikud, kellele läheb mille eest auhind. Teate, me anname teile auhinna eeskätt selle eest, kui te olete ise osanud endale pai teha. Seda on näha teie nägudest. Kas te olete osanud endale pai teha või mitte? Kui meid nakatab teie lust ja rõõm, siis on pool võitu juba käes. On see siis pool klaasi või pool mingisugust muud toredat asja. Ja ülejäänu on teie panna. Me oleme ka oma kasu püüdlikud. Mis te arvate, me teie pärast siia tulime? Ei, me tulime siia sellepärast, et ise saada siit midagi ja minna siit paremate inimestele ära. Teate, me oleme juba suured ja vanad, me eriti ei arene, nagu ütles üks uurim, jah? Aga teil on kohustuslik võtta kaasa kõik see, mis siit tuleb, et te kunagi oleksite paganal huvitavad inimesed ja teid kutsutaks ka žüriisse. jah? Ütleb, kes teeb midagi. Aga mis sa sinna läksid? No see oli puhas lihasinstinkt. Nii, esimesed auhinnad konkurentsitult parim naispäevajuht Karoliina Kass. Tagantpoolt arvestuses ja eestpoolt arvestuses. Parim meespäevajuht Joosep Palmist. Väga austatud näitleja preemia Marta Soro. Väga austatud näitleja preemia Maria Cosette Lepp. Jätkuvalt väga austatud näitleja preemia Ranel Kase.
austatud näitlejapreemia Eneken Riin Salong. Väga austatud näitlejapreemia Kristjan Lükk. Ja veel üks näitlejapreemia, ainult üks. Jakob Valdmaa. Siiski väike parandus. Väga austatud parim näitleja Kirke Medri. Väike, aga väga oluline eripreemia kõige vaimukama kavalehe eest lavastus Jää ja tule vahel Viljandi gümnaasiumi teatristuudio. Eripreemia kokkumängu eest lavastuses Luige laul, Carmela Kaljurand ja Liisbet Vilu. Eripreemia eheda musitseerimise eest lavastusele Hyatsint. Eripreemia suurepärase ansambli mängu eest lavastusele Jää ja tule vahel. Taevale tänu, meie klaasitööstus suudab teha veel suuremaid laiaseid. Ja nüüd on nende kord. Neid on kokku 4 ja rohkem ei tule. Neist esimene ja see ei ole tähtsuse järjekord. Valge vaikuse laul Liblikapüüdja. Ja nüüd on väga tähtis teada, väga austatud laureaat, hääl hing,
austatud laureaat. Paljudel pole sulge, aga see pole tähtis. Areverk. Üks vist ongi jäänud. Selle etenduse pealkiri on väga asjakohane. Kõik on siin oma teha eksperiment. Selle raha eest rohkem ei saa vist. Meie täname. Uute kohtumisteni. Rõõmsat koduteed. Somebody